tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere, head kuulajad! Konservatiivne kristlane on tagasi 7. saate osaga. Minuga on ikka stuudios Marko Müürisepp. Täna arutame abielu tähendust. Tere, Marko! Tere, Hans! Nii, täna me siis räägime abielust Püha Augustinuse ja Püha Johannes Kultsu vaatenurgast. Tundub küll väga kaugelt, aga see on siiamaani aktuaalne. Oma doktoriõpingute raames Liibanonis Antiochia õigeusu kiriku Palamandi ülikoolis on mul olnud 2 perekonnaga seotud ainet. Üks on Problematics in Family Care, Marriage and Sickness ja teine on olnud Ethical Approaches to Marriage and Family Issues, mida õpetas mulle üks õppejõud, isa Bassam Nassif, kelle enda doktoritöö oli jumalikustumine abielu kaudu. Ja et see on olnud väga huvitavad ained. Ja siis ma nüüd üritangi teile siis proovida seletada seda, et abielu peaks olema mehe ja naise vaheline liit, mis siis baseerub nendel minu läbitud loengutel, Piibli, evangeeliumitel ja Püha Johannes Kultsu raamatul abielust ja pereelust ning ka mõningatel muudel artiklitel. Ma üritan teha selle asja teile nagu lihtsaks, et ei pea olema teoloog, et asjast aru saada. Ja kasutame neid mõtteid selleks, et kaitsta konservatiivset abielu vaadet, et abielu on Jumala loodud liit mehe ja naise vahel. No pean ütlema veel öelda ühe mehe ja ühe naise vahel. Ja liberaalid, eks ole, tahavad seda laiendada, et väites, et traditsiooniline vaade on selline essentsialism ja mis piirab isiksust ja muud sellist, aga need kirikuisad ja piiblilood näitavad meile seda, et see on vale, et abielu on tegelikult pühadus, mis peegeldab Jumala plaani mehe ja naise erinevustega ja samas nad on nagu üks. Ja siis alustame, et Püha Augustinus on siis, tema nägi abielu kui himu ohjeldamist ja kui sakramenti. Ja Püha Augustinus oli 4.–5. sajand elanud lääne kirikuisa, kes oli mõjutud väga nagu Kreeka filosoofidest, nagu näiteks Plotinus. Tema nägi teed Jumalani kui sisemist ekstaasi, et Jumal on inimese sees ja inimene püüab Jumalat mõista mõistuse ja armu abil. Aga keha suhtes oli range, et tema arvas, et keha tuleb kontrollida ja tema jaoks, siis Püha Augustinuse jaoks seks abielus on aktsepteeritav ainult laste saamiseks, sest muidu see on lihtsalt himupatt ja nüüd nii-öelda vajalik pahe või vajalik pahana. Võtti pattu langemise Aadama ja Eeva tõttu kaotas inimene vaba tahte teha head ja siis tema arvates siis me sünnime patuga ja abielu aitab meil himu ohjeldada. Ja Augustinus rajas abielu kolmele siis selline sambale, et abielu on lastele, truudusele ja püsivale sidemele ehk sakramentum oli tema ladina keeles ja truudus oli fides ladina keeles ja lastele oli proles ladina keeles ehk siis lahutamatu surmani ja ta peegeldas siis Augustinus arvates abielu Kristuse ja kiriku liitu. Ja paradiisis oleks olnud tema arvates abielu ilma himuta ja oma pihtimustes kirjutab ta nii, et nooruse tormid udutasid mu südame, nii et ei näinud vahet armastuse rahu ja himu pimeduse vahel. Ja tema ütleb siis, et abielu muudab himu heaks, suunates selle laste saamisele. See on siis Püha Augustinuse nägemus. Aga ta ka hoiatas, et seks kannab pattu edasi ja siis lapsed sünnivad siis nii-öelda juba selle patu saanutena ja et abielu on Jumala armu kingitus. Aga jällegi, et abielu tegelikult tema nägemuses või vastupidiselt või liberaalide nägemusel, et ei ole mingi vaba armastus või kergesti porunev kooslus, vaid see on ikkagi mehe ja naise vaheline püha liit truuduse ja laste jaoks, eks ole. Augustinus veel kinnitab, et Jumal lõi mehe ja naise, et need täiendaksid teineteist, mitte et essentsialism piiraks. Ja see on Jumala plaan, mis annab vabaduse armus, mitte liberalismis. Ja liberaalid ignoreerivad patu langemist, tahavad lahutust, mis igastel põhjustel, eks ole, aga Augustinus ütleb, et see on vale, sest Jumal ühendab mehe ja naise üheks lihaks ja muuta abielu tähendab kaotada selle pühadus. Augustinus on selline tõsiselt radikaalne ja nendest Augustinuse õpetustest on ka pärit siis põhimõtteliselt Lääne kiriku õpetus sellest, et abielu sõlmitakse ainult ühe korra ja seda ei saa lahutada, et katoliku kirikus on selles suhtes, et abielu lahutust ei ole ette nähtud või vähemalt teist korda ei ole võimalik abielluda pärast lahutust. Nii, see oli esimene pühak, kellest ma tahtsin rääkida.
aga Marko, et tänapäeva võtmes, kuidas me saaksime seda nagu paremini tõlgendada, et kui meil on praegu selline abielu tähendus, ütleme nagu ära lörtsitud eesti keeles, siis et kuidas see nagu, kuidas seda tõlgendada täna? No see oli nüüd Püha Augustinus, kellega ma täiesti nagu ei ole nõus, eks ole, et rääksin, mida tema mõtleb, et aga tõlgendus on see, et abielu on ikkagi laste saamiseks, truuduseks ja püsivale sidemele. No. Ja kui mina nüüd peaksin siis põhimõtteliselt tõlgendama Augustinuse vaadet ettevõtjana, endise ärimehena, siis see on see, et sa sõlmid kellegiga lepingu, sa teete ühise firma, te ei tee teistes firmadest, te ei tee tööd, eks ole, ja teie firma nii-öelda lapsed või tulem on, eks ole, see kasum, mida te siis toodate või see, mida te siis toodate. Ja see on mõeldud nagu püsivaks, et ta ei saaks koostööd teha, kui te, järsku ma ikkagi teen teiste meestega firma, et tundub see nagu parem. Ja see on see, mis nagu rajab selle kindluse. Ja see annabki selle nii-öelda abielu kindluse ja kui inimesed teavad, et nad on selle valiku teinud ja nad on kindlad, et see kestab, siis on ka nendel suurem kindlust teha lapsi ja ühiselt minna ka raskustele vastu. Aga kui me tahame nagu vaadata tänapäeva nagu poliitmaastikku, kes meid siis ütleme juhivad sealt ülevalt praegu, et kuidas me seda nagu sellisele lihtsale vaatajale või kuulajale nagu ütleksime? Et... Ei, no mis siis praegu on ju öeldakse seda, et hetke juhtimises ei ole ju isegi abielu ei ole maksuühik, isegi abielu ei ole nagu maksuühik, tõesti, meil on ju praegu on selline asi, et maksuühik on iga indiviid üksinda, et siin nagu puudub igasugune toetus abielule, ja rääkimata sellest, ütleme, mina arvan, et praegu hetkel kehtivad, hetkel Eestit juhtivad erakondade arvates puudub igasugune tõsine toetus abielule selles Augustinuse vaates, aga ma tahaks rääkida Püha Johannes Kultsust. Ja Püha Johannes Kultsu on idakiriku isa, kes elas samal ajal kui Augustinus, ta alustas mungana ja siis ta nagu mõtles, et abielu on nagu nõrgem kui munklus, eks ole. Ja ta arvas, et see on nagu imu raviks, et vältida hoorust. Aga tema arvates algselt, aga Johannes Kultsu arvates laste saamine polnud isegi vajalikuna, maa oli juba täis. Nii nagu praegu osa ütlevad, maa on täis, eks ole, kõik, mis me siin neid saame juurde, et maakeral on ju 8 miljardit inimest. Aga siis hiljem, kui Pühast Kultsust sai preester Antiochias, see on sama patriarhaat, kus ma praegu õpin, eks ole, ja hiljem, kui ta oli Konstantinoopolis, muutis ta meelt. Ja tema kogemus abielupaaridega, nendega koos töötamine näitas, et abielu ei takista pühadust ja Püha Johannes Kultsu viitas pühakirjale, et kui oleme targad, ei sega abielu Jumalale meeldimist ja abielu on Jumala loodu, võrdne mungaeluga ja mõlemad viivad voorusesse. Ja probleem pole mitte abielus, vaid selle kasutamises, eks ole. Ja hiljem siis ta tegi selles piiblis on Efeslaste kirja kommentaaris nägi ta, et abielu on armastuse ehk agape täiustamiseks, et kõik on armastusele teisejärguline ja abielu peegeldab Kristuse armastust kirikule, mees ohverdab ennast naise eest nagu Kristus kiriku eest. Teate, eks ole, Kristus lasi ennast risti lüüa, samamoodi abielus peaks mees laskma ennast risti lüüa. Ja samas jälle naine allub rahu nimel, aga nad on võrdses loomuses. Ja see allumine ei ole mitte mingi orjanduslik allumine, vaid see on teistsugune allumine, nii nagu meie usklikena allume Kristusele. Ja siis Eros, see on nüüd see teine armastus, te saate aru küll, mis on Eros, eks ole. Et Eros pole mitte patt otseselt, vaid jõud, mis ühendab mehe ja naise, nagu Eeva on saadud Aadama ribist üheks lihaks. Abielu sees see Eros saab nagu sellise jõu, mis siis nad ühendab kokku, et ja siis nad loovad Jumala kujutist ja tema arvates seks abielus on hea, mitte patt. Et Augustinus arvas, et seks on ainult laste tegemiseks, aga Püha Kultsu ütles, et seks abielus on hea, mitte patt ja see on just hinge ilu transfigureeritud armuks. Ja perekond on väike kirik, kus mees on pea, aga ohverdav teenija nagu Kristus peseb jüngrite jalgu. Eks siis mees peaks oma naist niimoodi teenima. Ja siis Kultsu raamat abielust ja pereelust rõhutab võrdsust seksis, kumbki ei tohi keelduda ilma teise nõusolekuta, muidu tekib abielu rikkumine ja põhimõtteliselt mõelge 1700 aastat, 1500-1600 aastat tagasi ütles tema ühed sellised kuldsed sõnad, mis ma arvan, aitaksid mitmegi abielul paremini edasi minna.
ja tema arvates lahutus on määratud äärmuslikel juhtudel, näiteks truudusetus või hooramine, aga parem on leppida ja isegi elada koos pärast eraldumist ja lootuses nagu leppimisele, paranemisele. No, vanasti tema nägemuse järgi taasabiellumine oli keelatud, välja arvatud hooramise puhul, kui üks nagu pettis, siis teine võis uuesti abielluda nagu Matteuse evangeeliumis, Matteus 19.9, aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise, muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu. Või evangelistid Markus ja Luukas rõhutavad, et kes lahutab ja abiellub teisega, rikub abielu. Näiteks siin on see, Jeesus ütles neile, kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu ja kui naine on lahutatud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu. Igaüks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu ja kes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Need oli vastavalt Markus 10, 11, 12 ja Luuka 16, 18. Aga see tegelikult kaitseb naisi, sest paganlikus maailmas oli naistel ei olnud nagu nii head nagu selline nii head seisi olnud ja siis see oli nagu naiste kaitseks. Aga veel kord, Kultsu õpetas, et mees armasta naist nagu Kristus armastas kirikut, isegi surmani. Ja naine ole allu, aga vaba allu, mitte orjana. Et veel kord, et see püha või ütleme, see abielu suhe peaks olema selline, kus tõesti kõik ohverdavad. Ja siis sellest tuleb selline vägev vili, mille kaudu on võimalik jumalikustumine, nagu minu õppejõud on oma doktoritöös väitnud. No veel kord, et abielu on mehe naise liit, mis taastab pattu langemises purunenud ühtsuse ja traditsiooniline vaade on essentsialism, mis toetab just konservatiivset vaadet, nagu isa on esimene, on mees pea, aga võrdne naise loomuses. Jumal lõi mehe ja naise erinevatena, et nad täiendaksid, mitte et see piiraks. No ja või muidugi liberaalid tahavad armastust ilma Jumala plaanita, aga Kultsu ütleb, et see on mees ja naine, ohverdus ja truudus, mitte vaba valik või lahutus kõige jaoks või kõige nagu, et see ja mees on pea, mitte türann, ta teenib, kaitseb, vastutab pere eest. See on selline kristlik ideaal abielu kohta. Ja naised on võrdsed loomuses, täisväärtuslikud, aga rollid on erinevad. Mees juhib, naine toetab. Ja feminism tegelikult eksib, nõudes sama rolle nagu ja samasid rolle, ja võrdsus ei tähenda identsust. Ja siin võib minna nagu väga pikalt, et mees ei saa ju lapsi saada, kõik, alles just rääkisime sellest ja muid selliseid asju. Naine jälle ei ole nii tugev kui mees näiteks mingites asjades füüsiliselt ja Kultsu kritiseeris Platonit, kes tahtis naisele, kes pakkus naistele meeste rolli, et tegelikult see, ütleme, selline naiste ja meeste täiesti võrdsustamine või nagu identseks muutumine ei ole mingisugune viimase aja asi, nüüd on juba tuhandeid aastaid tagasi, sama võitlus käib meil siin kogu aeg, sest see põhimõtteliselt nagu rikub Jumala korda ja ka hiljem siis abielu sakrament kirikus alles arenes välja 10. sajandil, aga see kinnitab, et alati see on olnud mehe ja naise vaheline liit, ei ole olnud, vabandage väga, antiikajas olid samasugused homosuhted olid olemas, aga need ei olnud kunagi abieluks, nendest keegi ei korraldanud mingisugust abielu. Põhimõtteliselt siis, kallid kuulajad, et Augustinus ja Kultsu räägivad, et abielu on püha liit mehe ja naise vahel, truudus, lapsed, püsivus, armastus, see pole selline nagu muutuv, nagu liberaalid väidavad, et kristlikust vaatest, konservatiivse kristliku vaatest on lahutus on äärmuslikel juhtudel ja taasabiellumine enamasti keelatud või mitte soositud, sest Jumal ühendab. Aga ütleme nii, et tegelikult see õigeusu kirikus on lubatud 3 korda abielluda. Iga kord, kui sul on see 3 korda võid laulatada, aga iga uue laulatuse juures on natukene, esimest korda see on ühesugune tseremoonia, teisel korral juba on väike nagu kahetsus, et sa eelmisega hakkama ei saanud ja siis 3. aga üle 3 korra ei tohi õigeusu kirikus abielluda. Aga iga kord see abiellumise 3 korda lubamine tegelikult inimese rikutud loomusele vastu tulek. Aga kuulaja kindlasti tahab teada, et mis siis juhtub, kui üle 3 korra läheb? Lihtsalt kirikus sind ei laulatata rohkem. Lihtsalt sa sind ei laulatata 4. korras. Et sa ei saa, see jääb sul tegemata kirikus. Ja mina isiklikult usun seda, et kui sa soovid, et Jumal oleks kohal sinu abielus, siis ikkagi soovita laulatust. Isegi nendele paaridele, kes on juba enne kunagi registreerinud oma abielu ilmalikult. Ma soovitan teile üle teha laulatust. Kui te olete 20 aastat koos olnud näiteks, tehke, minge laulatage ennast ära. Aga kuhu me lõpuks jõuame sellega, et kui abielu tähendus on juba niimoodi, ütleme, ära minetatud selle kõigega,
mis meile peale surutakse, siis kuhu see võib lõpuks välja jõuda? Ei no selles suhtes, et see on ju lihtsalt... Sa kuuled saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Ei ole, see ei ole täiuslik. Loomulikult on, kui me võtame, siis ma rääkisin Eros, eks ole. Eros on see, me saame aru, mis on Erose armastus, eks ole. Kõik on võimalik, see on võimalik kahe mehe vahel, muidugi on võimalik, kahe naise vahel samamoodi. Aga see ei ole jumalik plaan, see ei ole see, mille poole me peaksime pürgima. Ja siis sellises mehe ja naise vahelise abielust saab see Agape ja Eros ja kõik kokku, need erinevad armastuse liigid on olemas, kreeka keeles on mitmed erinevad armastuse liike, need saavad kokku ideaalis. Ja kui me hakkame muutma abielu, see tähendab ignoreerida piibli ettekirjutusi, pühakuid, kaotada pühadust sellest ära. Ja abielu on Jumala kuningriigi märk, kus mees ja naine täiendavad teineteist, taastades ühtsuse. Ja mina soovitan küll seda sellisena vaadata, et meil on mõtet isegi rääkima hakata, et kas siin abielu peaks olema mehe ja naise vaheline lugu. Ei, tähendab, kas abielu peaks olema mehe ja mehe vaheline lugu. Abielu on mehe ja naise vaheline püha liit, mida konservatiivse kristlase vaates sõlmitakse laulatusega, ideaalis 1 korra, õigeusu kirikus 3 korda maksimaalselt ja nii on. Ja siis vaadake, küll see Jumala kohalolek tuleb teie abielu, see ei pruugi võib-olla 1. aastal tulla, võib-olla ei tule 3., aga võib-olla tuleb 10. No täpselt, aga see mündil on ka teine pool, et lõpuks, et kui inimesed enam hakkavad ainult oma siis mees ja mees koos elama, siis lõpuks võib see iive ka ikkagi siis, kui just suuremateks inimeste ostmiseks ei lähe, et mul juba suri 15 427 inimest, et tundub, et kuna meie rahvastiku vananemine toimub päris kiiresti juba ja neid vanemaid inimesi läheb päris palju eest ära, siis see tundub, et midagi helget siin ees ootamas ei ole, et eile oli Aktuaalne kaameras ka täpselt üks väikene nupukene sellest, kuidas see iive siis langeb võrreldes selle, 10 aasta tagusega, kui see sündimus oli veel, et enam-vähem, et nüüd on see siis kaotanud päris sellise, see läheb lihtsalt käest ära, et meil ei ole isegi meil on eelmine aasta oli ju see lugu, et suri rohkem kui sündis ja Eestist reisis välja ka rohkem kui siia sisse reisis. Et põhimõtteliselt me jõuame lõpuks sinna punkti lihtsalt, et kus meil seda inimkonda on nii vähe, et meil on juba praegu, töötlevas tööstuses neid inimesi, keda otsitakse 3. riikidest, eks, et me ise ei taha seda nagu uskuda ega midagi teha, aga lõpuks ongi see, et me olemegi sunnitud võõrtöölistele siis neid sisse tooma, et meil enda inimesi lihtsalt enam ei ole nendele positsioonidele. Ja, aga mis me siis nüüd toome neid sisse, et tegelikult Eesti liikus pikalt seal suunas, kus kunagi me olime Euroopa Liidu kõige suurema välismaal sündinute osakaaluga riik, eks ole. Siis see hakkas rahulikult langema, aga mis nüüd siis vahepeal juhtud on, me ei ole enam, oleme jälle üles tõusnud, näiteks Lätis on väljaspool Lätit sündinud elanike osakaal väiksem protsentuaalselt kui Eestis. Ja ütleme siis, et jah, muidugi Ukraina sõjaga saabunud pagulaste või nende sõjapõgenike vastuvõtmine oli õige lugu, aga see muutis Eesti rahvastiku struktuuri. See on mingisugune 2000 inimest. Siin oli ühel aastal tuli 40 000, teisel aastal tuli peaaegu 20 000, eks ole. Mõtle, Pärnus elabki ligi 40-50 000 inimest, et mõtle, kui ühe sellise väikse linna ja kui inimesi tuleb lihtsalt juurde, et meil ei ole lõpuks neid teenuseid, mida nendele inimestele kõigile pakkuda. Ja teine lugu on see, et vaata, nii inimesed sünnitavad meil vähem, eks ole,
loomuliku juurdekasv on väiksem, siis me toome välismaalt neid inimesi juurde. Aga sellega tulevad teised probleemid, et me kõik oleme juba tähele pannud, et eestikeelse teenindusega on probleeme. Kui me saime vabaks, okupatsioon lõppes 92. aastal, siis me kõik võitlesime selle eest, et eesti keelt taas, et meil oleks nagu eestlastel oleks võimalik Eestis hakkama saada. Ja kõik läks nagu heas suunas, aga nüüd on nagu kaks asja korraga. On olnud need sõjapagulased ja siis ka nende nii-öelda tööjõu kompenseerimiseks sisse toodavate kolmandate riikide elanikud. Ja ma ei tea, ma sõitsin eile trammiga. Päris nagu tumedat naha värvi oli tramm täis. Selles suhtes, et ma ei olnud, ma ei tea, võib-olla nad olid turistid, võib-olla olid sõdurite lapsed, aga tegelikult vaadates nende riideid siis, ja natuke räiberenenud riideid, siis ma arvan, et nad ei olnud need, nad olid pigem siia kuidagi saabunud põgenikud või kas majanduspõgenikud või sõjapõgenikud, ma ei tea. Ja teine lugu on, et siin on praegu hea nagu rääkida, et meil on ju praegu üks teema on see Eesti lipp. Meil on nii väike riik, meil peaks olema Eesti lipp, eesti keel, ja ma ei tea, hapukapsast ma ei taha, kui olgu Eesti lipp, eesti keel. Ja mõlemad on siis põhimõtteliselt nagu hakkavad ära kaduma meil sellest linnaruumist ja... Aga kui me tuleme suurematele linnade juurde, siis vaata Inglismaal. Inglismaal hakkas see sellega pihta, et hakati teiste kultuuride lippe ja kõiki muid asju, sümboolikat siis tänavapilti rohkem tooma ja oma identiteet kadus ära. Et nüüd on seal põhimõtteliselt, kui sa Inglismaal vaatad, siis see rahvas ongi juba tänavale tulnud juba, et selle vastu võidelda. Et ma arvan, et ma ei usu, et me veel täna seal oleme, aga kui see niimoodi jätkub, siis me jõuame ka varsti sinna, kus meie ütleme, see lipp kaob lihtsalt tänavapildist ära, kuigi seda võiks olla palju rohkem. Inglismaaga on see lugu, et tema on endine suur koloniaalriik, aga meie oleme põhimõtteliselt, me oleme koloonia. Me oleme olnud koloonia, me oleme olnud siin Venemaa koloonia, me oleme olnud siin Saksa vürstiriikide koloonia, oleme olnud ka Taani koloonia, eks ole. Ja meil siin peaks asi nagu teistmoodi olema. Ja alustame siis nendest asjadest, räägime eesti keeles. Mina põhimõtteliselt üritan igas kohas nüüd rääkida eesti keeles teenindajatega. Öelda aitäh, palun. Ja kui nad süstemaatiliselt mulle vastavad inglise keeles, siis ma jälle räägin nendele eesti keeles. Ja nüüd on selle lipuga, et meile siin tehakse nagu osa üritavad näidata sellist jätta muljet, et Eesti lipu au sees hoidmine on põhimõtteliselt Ukraina vastasus. Kuulge nalja teete või? Ei ole. Selles suhtes, et kui algas Ukraina sõda, oli loogiline, et me näitasime oma toetust ja panime nende lipud välja, et nemad teaksid, et maailm on nendega. Nii, aga see sõda on nüüd kestnud väga pikalt ja ütleme siis nii, et tegelikult on meil juba järgmised kriisid, millega me peaksime tegelema. Ja ma ei ütle, et me peaks Ukrainat enam rohkem toetama, aga ma arvan seda, et see üldse, kuna on tulnud viimaste 5 aastaga on selline asi, et tõesti eesti keele osatähtsus on vähenenud, Eesti identiteedi osatähtsus meie kodus on vähenenud, siis järelikult on meil aeg nüüd uuesti see esile tuua ja siis esile toomegi seda oma uhkelt oma lipu lehvitamisega. Mina laps olin Eesti lipu eest lehvitamisest mindi vangi, eks ole. Ja nüüd, kui keegi arvab seda, et ma peaks häbenema oma lippu, see on nagu imelik jutt. Ja see tähenda seda, et me Ukrainat ei toetaks. See on jube nagu käest ära läinud, aga see on jälle tulnud sellega, et need, kes seal Riigikogus akna all istu, või mitte akna all, aga seal ääres, seina ääres, kes pidevalt karjuvad selle üle, et see õssitamine on ikkagi sealt tulnud, et ikkagi vaadata sinna teemasse nagu päris nagu sisse, et vähemalt ma arvan niimoodi. Alles oli, tegelikult ikkagi oli üle poole inimestest arvas seda, et piisaks ka ainult Eesti lipust riigiasutustel ja ma isiklikult arvan, et kuna me oleme Euroopa Liidu osa, siis Euroopa Liidu lipp on põhjendatud sinimustvalge lipuga koos. Aga ütleme, igasugused, enne Ukraina lipp olid meil need homolipud, see oli eriti nagu naljakas, mingisuguse 4%
4% inimeste lippe lehvitati ja no see oli täiesti arusaamatu, okei. Isegi vist ministeeriumi katusel äkki oli või? No oli, no ütleme, et see nii olgu, nüüd olid meil olnud Ukraina lipp, no ukrainlastega sama lugu, et kõik me toetame, oleme andnud seda teada, nüüd on aeg, ma arvan, kuna taistab olevat oht meie nagu identiteedile, on aeg seda identiteeti esile tõsta, rääkida eesti keeles, liputada Eesti lippu, eks ole, ja noh, mis siin veel? No muidugi see, ma ei tea, EKRE tuli siin välja seaduseelnõuga, et Eesti lipu mingisuguse siis seaduseelnõuga ja siis väidavad nüüd, et Isamaa ei toetanud selles nende algatust, et ma ju kuulasin siin nende uut saadet siis uues võtmes, mida nad siis nüüd teevad, et päris kummastav jäi selline mulje, et Isamaa ei toeta nagu lipuvärki, et vahepeal küll ei tahaks nagu uskuda seda, mida räägitakse. No keeratakse vinti üle, no ma arvan seda, et see on lihtsalt vindi üle keeramine, on ju näha, oli seal kirjas, et 98% EKRE valijatest oli siis vist mingi 92% nendest Isamaa valijatest, 9% Keskerakonna valijatest toetasid Eesti lipu esikohale seadmist ja see lihtsalt, arvan, et see on selline tähelepanu otsimine. Et ma ei tea, kas meil on midagi veel öelda. Ütleks seda, et järgmine saade tuleb meil jälle majandusteemal. Me teemegi nüüd kogu aeg teeme ühe sellise konservatiivse väärtuse teema ja siis teeme ühe sellise konservatiivse või ütleme, teeme parempoolse majandusteema. Järgmise saate teemaks on meil ettevõtete tulumaksu, kas seda peaks nagu rohkem küsima või vähem küsima või mida seal peaks tegema ja arutleme siis selle mõjudest ühele poole või teisele poole. Mis veel? Kindlasti vajutage subscribe nuppu ehk siis tellin nuppu nii YouTube'is kui ka selles Spotify's. Ja kui te meid ei ole veel jälgima hakanud TikTokis, siis jälgige ka TikTokis. Ja ma tahaksin tänada kõiki juba neid 1000 inimest, kes meid jälgivad. Ja, no see on tore, TikTokis on 1000 jälgijat ja siis on üks asi, mille ma veel sooviks mainida, et ma olen kuulnud mitmed inimesed, kes vaatavad meie saadet, kuulavad, nendele meeldivad need mõtted, aga saad aru, nad ei julge seda laikida, nad ei julge näidata välja seda, et tegelikult nendele meie saade meeldib. No erinevatel põhjustel, aga kas sa näed, inimestel on olemas enesetsensuur mingitel teemadel ja meie saate eesmärk ongi normaliseerida, et konservatiivne maailmavaade ja konservatiivne kristlik maailmavaade on asi, mida te ei peaks häbenema. Ärge häbenege seda. Ma arvan seda sama, et tead, lõpuks ikkagi inimesed leiavad tee normaalsuse juurde tagasi ja hakkavad, ütleme, ikkagi normaalseteks inimest. Mul on usku veel. Ja, no seda me saame järgmistel valimistel näha, kui normaalseid valikuid siis valijad teevad. Jah, ma arvan, et ma vähemalt loodan, et meie seast kaob üks partei, kes tegelikult võtab vastu selliseid otsuseid, mille jaoks tal enam tegelikult mandaati ei ole. Ja, no seda me saame nägema, et igal juhul on mul olnud hea meel ja meil on uued saatekülalised tulemas, järgmine kord veel ei tule, aga meil tuleb juba veebruaris saatekülaline, oleme kokku leppinud ühe saatekülalise juba aprilliks ja nii, et meil on palju veel mida rääkida ja huvitavaid teemasi, me ise neid välja ei mõtle, et need tulevad ise meie juurde. Ja ühesõnaga veel kord aitäh kõikidele, kes on andnud tagasisidet, kes aitavad meid seda saadet paremaks teha, kes mõnikord võib-olla leiavad mõne mingisuguse eksituse, alati andke meile teada ja me korrigeerime ja nii me lähme edasi, et me teeme seda koos, ega me seda ei tee tegelikult endale, me teeme seda teile seda saadet, et siis head päeva ja kohtume nädala aja pärast. Täpselt, kohtume nädala aja pärast. Head aega. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane.
uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.